Me tulime Marietega Jägala joale ja mõtlesime, et oleme kahekesi ja käime rahus kuskil pissil. Aga kogu Venemaa on siin koha peal tulnud. Nii et me tulime siia metsa. Otsime endale pissimiskohta. Aga mis me siis teen? Kõige tuleme karjulise nime või? Saad mingi... Aata vai. See on siis pissi koht. Tavai, käi ära, ma keeran selja ja siis ütlen selle, keegi tuleb. Sa ei näe neid või? Tegid ära või? Lähme siis sealt, lähme sealt poolt ringiga. Miks siin on juba rakasta? Mul on mitte kuna juba rakasta nüüd. Me ütlesime, tuleme kahekesi jalutama, me ei saa parkida kõigest. Ta on nii ära külmunud ja rahvas on kõik siin all. Okei. Вообще entertainment. Okei. Davai, lähme alla. Ma nii vanaema Sevil. Võiks kohe riidlema hakata kõigiga. Et need maha murtud on see pael. Õnnetusi hüüa tulles. Meil on jalaga tehtud seda. Rahvas on seal. Rahvas läheb sinna urgu ka. Kurat, aga vaata see šikk võibki pähe kukkuda. Muidugi raske see on. Nojah, rahvas on loll, nagu me parkimisalal nägime. Ega seda tarkust ei ole kellegile kulvi kantud. Vaata, mis te paharädid teevad siin. Okei, vaata, et see ei kuku. Harja ära nüüd YouTube'iga, Mariette. Nii, meil on pissitud, Jägala juga nähtud. Ja nüüd läheme poodi ja koju teed jooma. Näeti rahvas. Marjutan ju. Midagi ei näe. Väga ilus. Sul on nii puhtad klaasid, Mariette. Jaa, väga hästi näeb. Kas sul ei ole seda vedelikku või? On küll. Sa ei viitsi kasutada? Ma ei tea, talvel vist ei kas sa võib kasutada niimoodi. Muidugi kaava võin spets vesi on ju. Ära jääta või? Ei, pane pritsi nüüd. Ma arvan, Alo teab, mis ta sinna sisse on pannud. Pritsi nüüd seda vett natukene. Mis mõttes? Mariette, inimesed on sütas või klaasiga talvel ju. Praegu vastu päikest on näha. Okei. Muidu ei näe midagi, et oleks must. Noh, natukene. Praegu nagu konkreetselt mitte midagi. Päike ka. Täna ma tunnen, ma olen juba inimese nägu. Aga noh, ma pesin oma juuksed ka ära. Niimoodi. Kus see kaamera on? Siin. Ma lootsin kuidagi, et see näopaist läheb ära, aga veel ei ole läinud. Eks see on võib-olla natukene söömisest ka. Aga igatahes täna on jah natukene juba inimese tunne. Ma just pean siia vaatama, jah. Et natukene inimese tunne täna. Eile oli horror, sest ma ei maganud terve öö. Ehk siis see öö nüüd ma magasin. Aga ma magangi ainult tänu unetablettidele praegu. Ja nii ongi noh. Ma teen vlogi, alles vaatab. Ja ma magangi täna ainult tänu unetablettidele. Ja igatahes ei koti praegu, sest et nagu kui ma olen magamata, siis see minu jaoks nagu mingi... Kui sa olen magamata, see on nagu rõve. Kui ma olen magamata, siis see on nagu... See on kirjeldamatu. Ja eile oligi raskem. Aga õhtupool oli mul jälle natuke parem ikkagi. Overall ma tunnen, et mu närvisüsteem on jah rohkem maha rahunenud. Et ma ei ole nagu nii ärev ja jällegi see nagu väga palju näitab minu toitumises ka, et see ärevus ja kõik, kuidas see närvisüsteem, mul oli niisugune tunne, et kogu aeg olen nagu hamster sellest hammasrattas niimoodi. Bam. Ja see on nagu maha rahunenud. Ainuke asi, mis mul on peal haiglat, on rämedad peavalud ja just õhtuti hakkab ja see tulebki just kuidagi siia lihtsalt niimoodi silmakoopasse ka veel niimoodi. Jah, peavalud on rõvedad.
ja noh, homme mul on kiirtusarstiga rääkimine ja noh, kui mul on veel täna ja homme ka peavalud, siis see ei ole enam normaalne jälle. Nii et ütleme nii, et neid sümptomeid tuleb ja läheb. Ma olen vana koolika jah, aga mul peab kõik olema kirjas, sest ma ei saa siin tuiata niimoodi niisama, et pean teadma täpselt, kuhu ma lähen, võtan oma asjad ja tõmban minema, sest mul ei ole seda, mis mul tekib juba mingi ärevus ja mingisugune mango ja siis ongi Kanada ka, pakja. Nii et see läheb kohe siia. Thank you God. Ma tõin nüüd ostukotti oma autosse ja seal on mul lemmikpood ja mul ei tööta pult autol. Seal on mul üks lemmikpood, mida ma tahan lihtsalt vaadata. Asjad on viimane asi, mis mul vaja on elus praegu. Aga ma tahan ikka vaadata sinna. Ma tahan lihtsalt vassi vaadata, mulle meeldib. Eriti Pepko on nii äge pood ka. Nüüd vaatan, mis seal ägedat on. Siin on veel mingid soodukad. Mul on oma koduga ka nii palju plaane, aga eks see elu on praegu olnud siuke nagu ta on olnud, et kodu ümber ehitamine ei ole olnud praegu prioriteediks, aga saad aru või? Vaadake seda vaasi. Mul on neid kodus 2 tükki. Need on üliodavad. Mis ta praegu maksab huvitav siis? Ongi äkki 1,30. 1,10. Veel odavam, kui mina sain. Appi. Issand jumal. Vaadake, kui ägedad need on. Vaadake, kui ilusad need rohelised on. Palju see on? 4. Aga nad on nii ilusad. Aga see on 1 euro. 1 euro. Üks asi, mida mul päriselt vaja on kulp. Ja see ei ole üldse sügav. Aga ma võtan selle, sest mul ei ole üldse supikulpi kodus. Ma olen tassiga tõstnud. Siuksed ägedad padjapüürid on, mul on neid kodus 2 tükki. Praegu on 3 euri ja siin on veel siuke äge ka. Aga päris ägedad. Mulle meeldivad siuksed muhu. Mis siin veel siis? Ma ei tea, mis see on. Aga see on vist see on riiul 3 eurot. Aga see ei lähe minu koduga, ei lähe enam kuldne kokku niimoodi. Ja kui kellegi riiulit on vaja, siis 3 eurot on Pepkos. Või vaadake, kui ilusad võidoos roosiga. Kui ilus. Mul ei ole siin midagi sisse midagi panna. Ja siis on siuksed. Nii. See on ka väga ilus, see on 7 eurot. Kuna ma ütlen teile seda, et Uuskasvukeskus on kallim kui Pepko. Ja siin on uued asjad. Mingi rooside värk ma praegu vaatan. No, ja Pepkos on äged vaibad ka. Ma ei tea, kas siin on, aga muidu neil on väga äged vaibad hea hinnaga. Nii, nüüd on see hetk, kuna Miilo on kogu aeg minuga ja me kogu aeg unustame talle mänguasju õe juures kaasa võtta, siis ma peaks talle midagi siit võtta, mida saab lihtsalt katki rebida. See on vist on... Ma ei tea, kas seda on koertamane. Ma ei tea. No see on ikka ju mingi viimer. See on ka, see on nagu mingi liiga kõva tundub. Ma ei teagi. Bear hugs and puppy kisses. Nii, see on kõige ilusam asi ever. Ikka siuke suvevärk juba. Ja see vaas näiteks 6 eurot on see. Nii ilus kollektsioon on see. Ongi uus kollektsioon roosidel. Ja kui sul on mingi low budget romance, siis ta on veel uus mees, aga muidu siit saab ka soodsamalt sekspesu. Ma tegin nalja selle, võtan endale uue mehe kohta. Peasid hoolib ja armastab sind. Võt niimoodi. Aga jah, kas päris ilma rahata ka elus ei saa. Nii et jah, peab olema balance, ütleme nii. Sest et igatahes võetel, see ei ole mingi relationship advice blog siin. Sest et I am the last one to give that.
Okay, let's get the fuck out of here and go home. No, vaata, mis see on. Pean minema, jah? Igale. Millo keegi õpetas sind istuma või? Tule. Tule. Davai. Davai. Come on. Millo oota? Winter Wonderland! Kas nüüd lähed hulluks või? Kas nüüd on hulluks minemas? Kuule, kas nüüd on hull või? Ma tahtsin näidata oma kätt, võtan neerupealiste jaoks tabletti hüdrokortisonni. Ja mul on mingi rash, lihtsalt siuke mingi punetus kätte, mis sügeleb. Ja mul on päris palju sümptomeid tulnud sellest. Et igatahes jah, minu neerupealiste ravimist on mul tulnud päris palju sümptomeid, mis on seal lehe peal kirjas. Mul esimest kord niimoodi, et mul nüüd mingid sümptomid vaatab mingi pom-pom-pom. Ja seal oli, jah, mul oli 26. ma tulin haiglast ära, mul hakkas juba ennem peavalud, nagu mingi migreenid. Ja kuni eilseni, lihtsalt eile oli terve päev. Ja migreenid, siis on see mingi jura siin käe peal. Ja siis mu silmad tegelikult halvenesid, et nad olid rohkem punnis, nad olid mingi tõesti punased ja minu nagu nägemine ka nagu halvenes. Siis ma ütlesin nagu, oh my fucking god, lihtsalt mingi uusi asju lisandub ja see oli õudne. Täna mul päeval oli nagu vilksatas neid peavalusid asju, aga nüüd praegu õhtul ma tunnen, mul ei ole peavalu, lihtsalt see käsi on nagu mingi punane ja sügeleb ja ma ei ole ekraanis üldse olnud, et mul silmad on ka nagu rahunenud, nad on nagu hästi. Ja täna ma olen üldse kuidagi positiivsem ja natuke paremas, mentaalselt olen paremas kohas.